Head kuulajad ja vaatajad. Valmistudes välis- ja julgeolekupoliitika kommentaaride hooaega kokku tõmbama, tuleb mul seda materjali rohkuse tõttu teha kahes jaos. Täna meenutan kitsamalt Eestiga seonduvat, tuleval nädalal peatun laiemast vaatest olulistel küsimustel. Tundub pea uskumatuna, et lõppeva poolaasta sisse on mahtunud president Donald Trumpi ähvardused annekteerida Taanile kuuluv Gröönimaa, USA erivägede sissetung Venezuelasse ühes riigipea ja tema abikaasa röövimisega ning lõpuks ka Washingtoni ja Tel Avivi poolt Iraani vastu vallandatud agressioonisõda. Kuigi soovin neil sündmustel pikemalt peatuda järgmises saates, on need ilmselgelt korrigeerinud Eesti välispoliitilist tonaalsust ja mõjutanud ka meie julgeolekupilti. Paljud, kes USA jaanuarikuise välkoperatsiooni Venezuelas tingimusteta heaks kiitsid, hakkasid tasapisi aimama, et jõhker rahvusvahelisest õigusest ülerullimine ei pruugi enam olla Ühendriikide valikuline käekiri. Bluffina võtta või diplomaatilise laveerimisega vaiba alla pühkida ei olnud võimalik ka Trumpi poolt samal ajal korratud nõudmisi Gröönimaa osas. Kaugel sellest, Trumpi ähvardused paiskasid NATO ajaloo suurimasse kriisi. Tean omas kogemusest, et Eestiski arutasid poliitikud juba, kuidas end Gröönimaa annekteerimise korral positsioneerida, et säilitada Trumpi administratsiooni soosing. Väljapakutud positsioonid olid seejuures kõike muud kui ilusad. Sellal, kui USA projitseeris brutaalsust, projitseeris Euroopa aga nõrkust. Aga tõsi, oli ka erandeid. Näiteks meie palavalt armastatud välisminister Margus Tsahkna lükkas veebruaris toimunud Müncheni julgeolekukonverentsil jõuliselt tagasi väited, et Eesti on Euroopa haavatavamate riikide hulgas, nimetades seda bravuurikalt libauudiseks. Tsahkna lisas, et kui Venemaa peaks Eestisse tungima, kannab Eesti sõjategevuse otsustavalt üle Venemaa territooriumile, sügavale Venemaa sisemusse. Actually, the story that Estonia is one of the most vulnerable country in Europe is a fake news. We know exactly what to do. We prepare for a Russian probable invasion, and the deterrence is really strong. And essentially I think what people see is that Estonia might be one of the first targets. Yeah, this is like a classical understanding about the invasion, and if you see the map, that it's very logical. But in real life, what we do is that we are increasing heavily our capabilities. I think that NATO is stronger than ever before. We have new defense plans already since Vilnius, and it means that we are not waiting if Russia is coming to our territories and then we're fighting back. We will bring the war to Russia. Korrates aastakümnetega tsementeerunud mantrat, et NATO on tugevam kui kunagi varem, möönis Tsahkna siiski, et on mures poliitilise tahte pärast. Et kas Euroopa ikka on valmis otsuseid langetama, vastu astuma, tugevamaks muutuma. Eestil endal pole õnneks otsusekindlusest puudu jäänud. Kommenteerides Venemaa talviseid õhurünnakuid Ukraina energiataristule, seletas peaminister Kristen Michal, et Ukraina inimeste külma ja pimedasse jätmine on Venemaa taktika, millega külvata lootusetust. Aga ühtlasi lubas Michal, et Eesti leiab kindlasti võimalusi, et ukrainlaste toad oleksid soojad ja tuled põlemas. Samal ajal hukkus Michali juhitavas rohepöördelises Eestis ainuüksi käesoleva aasta esimese pooleteise kuuga alajahtumise tõttu 11 inimest, kusjuures enamik neist suri oma kodus. Päris kõnekas, kas pole? Märtsis Iisraeli ja USA poolt Iraani vastu vallandatud agressioonisõjale reageerisid Riigikogu Eesti-Iisraeli ja Eesti-USA parlamendirühmade liikmed lipitseva ühisavaldusega. Seegi oli märgiline. Toores agressioon kiideti ühemõtteliselt heaks, agressorriikide relvajõududele ja kaitseväelastele avaldati täielikku toetust ning sooviti edu. Jõuliselt sirgjoonelist välispoliitikat viljelev Tsahkna kinnitas meie kõigi nimel, et järjekordne agressioonisõda on ka Eesti sõda ja Eesti toetab agressoreid kõikides sellega seotud tegevustes. Nii palju siis sel nädalal Riigikogus heaks kiidetud julgeolekupoliitika põhialustest deklareeritust, et Eesti seisab rahvusvahelisel õigusel põhineva maailmakorra eest. Eestit alandavat kahepalgelisust ei püütudki varjata. Aga kontrast Ukraina sõja põhjuseid ja olemus selgitava või pigem neid peitva retoorikaga oli tõesti karjuv, topelstandardid ilmsed. On väga kõnekas, et kogu poliitvälja ulatuses reaktsioonides märkimisväärsed erinevused puudusid. Ehk ühispartei avaldus nii pea, kui liiguti piisavalt tõsiste küsimusteni. Taaskord püüdis kõrv tabada peremehe koeravile käsku, seejuures olid asjaomast etteasted valusalt piinlikud. Peaminister Michal ja välisminister Tsahkna korrutasid masinlikult, et Iraanil ei tohi olla tuumarelva, Eesti toetab USA ja Iisraeli samme ohu vähendamiseks ja on solidaarne Iraani
põhjendamatute rünnakute alla sattunud laheriikidega. Eesti loodab, et Iraani purustamine toob kaasa suurema stabiilsuse ja uue võimaluse Iraani rahva jaoks. Sellist nonsensi kuulates kipub juhe tõesti kokku jooksma, tean isegi. Jõulisi paralleele leidus kahjuks ka poliitilise spektri konservatiivsest sektorist. Kui konservatiivide juhtfiguurid leiavad, nagu nad ongi seda teinud, et 100 000 tapetud ja sandistatud palestiinlased ning liibanonlased ei ole kannatajad ning tasalülitavad rahvusvahelist õigust argumendiga sõda ongi julm, on see kurvastavalt mõtlema panev. Kui konservatiivide liidrid kuulutavad, et Iisraeli poolt okupeeritud alad kuuluvad juutidele juba piiblis fikseeritud paikade sündmuste kaudu, ei mahu selline käsitlus tänapäeva. Olukorras, kus Iisraeli armee paneb süsteemselt toime võikaid sõjakuritegusid, mis on isegi ÜRO eriraportööri hinnangul ületanud selgelt genotsiidi künnise, on niisugused avaldused moraalselt väga problemaatilised ja tõstatavad põhjendatud küsimuse, milliste väärtuste eest konservatiivide liidrid reaalselt seisavad. Keemispunkti lähedase üleüldise hulluse keskel sai märtsi alguses Baltevkoli korraldatud Venemaa teemalisel konverentsil üllatuslikult sõna- ja meediaruumi Peter Sleskin, USA mõjuka mõttekoja Stimsoni keskus Venemaa uurimisprogrammi juht. Mitmed tema seisukohad mõjusid laiemale auditooriumile lihtsalt jahmatavalt. Nimelt teatas Sleskin, et lääne hirm monoliitse autokraatliku telje ees ei ole mitte geopoliitiline reaalsus, vaid kunstlikult tekitatud ideoloogiline kark. Tema sõnul on kogu lääne poliitiline identiteet ehitatud vaba maailma müüdile, millel tegelikult puudub positiivne programm ja mis püsib elus vaid tänu konstrueeritud ja pidevalt taasloodavale välisohule. Ja dominoteooria rakendamine sunnib USA'd oma iseloodud vastaseid otse nende piiridel pidevalt provotseerima, küttes nõnda asjatult konflikte. Sleskini valusaid sõnumeid vahendas koguni meie rahvusringhääling, kuid ettenähtavalt tilgutati need tõepiisad kõikehõlmava propagandakõrbe tulisesse liiva. Tõtt-öelda on päris üllatav, et muidu nii tihkest Stratkomi sõelast sellise esineja kutsumine üldse läbi lipses. Märtsi lõpus ründas Ukraina taas droonidega loode Venemaa energiarajatisi, rikkudes seda tehes nii Leedu ja Läti kui ka Eesti ja Soome õhuruumi. Kaitsevägi saatis välja ohuteavitusi, mis jõudsid aga inimesteni lünklikult ja tekitasid paksu segadust. Üks droonidest tabas teatavasti Auvere elektrijaama korstent, mitu kukkusid aga inimasustuse vahetusse lähedusse. Riigi juhtkonna, kaitseväe ja julgeolekuametite reaktsioonid olid paraku selgelt ebaadekvaatsed. Nende kinnitusel otsest ohtu juhtumid ei tekitanud. Kapo peadirektor Margo Pallosson tõdes, et tegu on Venemaa täiemahulise agressioonisõja mõjuga ning tuleb eeldada, et sääraseid intsidente võib edaspidigi ette tulla. Ehk siis sõjakillud ja sädemed. Harjuge ära, noh. Vast kõige häirivam oli selgus ühes. Esikohale seati niinimetatud kriitilise taristu julgeolekuga seonduv, tahaplaanile jäi aga taas kõige olulisem – inimene. Elanikkonna kaitse on endiselt vaid sümboolne mõte paberil, ilma vähimagi tõsiselt võetava materiaalse katteta. Samal ajal rõõmustas riigi siseturvalisuse eest vastutama pidav siseminister Igor Taro infantiilselt hävingu üle Ust-Luga ja Primorski sadamates. Et korralik lõkke on üleval, väga võimas ilus, nagu ta väljendus. Aga mis vast kõige iroonilisem? Ilmnes, et Eesti tõepoolest vajab tõhusat droonikaitset, aga eeskätt Ukraina, mitte Vene ohu vastu. Jah, kumbki riik ei ole meid otseselt rünnanud, aga konkreetselt Ukraina käitumine kujutab endast otsest ja vaieldamatut julgeolekuohtu. Kui võõrad lahingudroonid meie territooriumil plahvatavad, ei ole ju vahet, kas nad on pahatahtlikud või heasoovlikud. Fakt on see, et need on ohuks meie riigile, meie inimestele. Olukorras, kus Ukraina lahingudroonid sisenevad järjepanu Baltimaade ja Soome õhuruumi, kukuvad alla ja tabavad koguni meie strateegilise taristu objekte, on ukrainlased agressiivselt lahendust pakkumas. Nii uskumatu, nagu see ka ei kõla, on Ukraina valmis igasse muret väljendanud riiki välja panema oma lahingukogemusega droonitõrjegrupid. Jah, saatma oma relvastatud eksperdid võimalikult paljudesse NATO riikidesse võitlema drooniohuga ja andma sellega Venemaale kaasus belli. Sama pakkumist kordas äsja Eestit vaisanud Ukraina president Vladimir Zelenski ja peagi loodabki meie valitsus vastava kokkuleppe sõlmida. Nagu nähtub, ei ole Ukraina sugugi loobunud püüdlusest lääneriigid vahetult sõtta tõmmata. Aga seda masendavam on täheldada meie endi riikliku reaktsiooni hambutust. Pahased ja hirmunud ei ole ainult meie oma inimesed, vaid mängu jälgib teraselt ka Moskva.
Nii teatategi sealt, et kui Eesti või teised naaberriigid ei suuda tagada oma õhuruumi või maismaa territooriumi puutumatust ja võimaldavad selle kaudu kolmandal osapoolel praktiseerida Venemaa suhtes vaenulikku tegevust, võib Venemaa mingil hetkel olla sunnitud astuma samme oma riikliku julgeoleku tagamiseks. Seejuures ei saa öelda, et venelased soolavad selgelt üle, sest teatab ju Eesti meediagi uhkusega, et ukrainlased teevad meie tegemata tööd. Eeltoodu, aga ka hiljuti Riigikohtu lahendi saanud kirikute ja koguduste seaduse muutmise seaduse kontekstis ei saa mööda vaadata tõsiasjast, et kevadel koostas Venemaa Kaitseministeerium seaduseelnõu, mis näeb ette võimaluse relvajõudude kasutamiseks välismaal asuvate Venemaa Föderatsiooni kodanike kaitsmiseks. Kaitsmiseks juhul, kui välismaised, rahvusvahelised või riikidevahelised organid teevad otsuseid või viivad läbi toiminguid, mis on vastuolus Venemaa Föderatsiooni huvide või selle avaliku korra alustega. Seda seadust esitletakse julgeolekuseaduse loogilise laiendusena osas, mis seostub välisriikide vaenulikele tegudele reageerimisega. Dokumendis seejuures ei täpsustata, mida täpselt pidada vaenulikuks teoks ja kuidas täpselt näeb välja venelaste kaitsmine. Aga sõnastuse ebamäärasus on ilmselgelt taotluslik ning sellisena eelis, mitte puudus. Sellises olukorras sätestab Eesti julgeolekupoliitika aluste uuendatud strateegiadokument, et kriisi ja sõja korral peavad Eesti varustuskindluse lahendused, sealhulgas varud, võimaldama ühiskonnal tervikuna toime tulla vähemalt 30 päeva, kuni vajalikud ühendused on taastunud. Seda vaatamata meie kõikidele liitlastele, välja töötatud ja läbiharjutatud salaplaanidele ning parimale võimalikule kaitstusele. Vaat selliselt näeb välja Euroopa riikide suurema vastutuse võtmine ja tegevus ühise julgeoleku tagamiseks. Selline on meie reaalsus pärast 2 aastakümmet NATOs. Dokumendis tutvustatakse aktiivkaitse kontseptsiooni, mis lihtsustatult tähendab taas seda, et Eesti ei loovuta vastasele oma territooriumi ja ei ürita seda siis tagasi võita, vaid kannab sõjategevuse koheselt ründaja territooriumile. Haarab esimesest hetkest initsiatiivi ja jagab valusaid täppislööke sügavale vastase tagalasse. Mõistagi on sellise dokumendi mõtteks vaid siseriiklik strateegiline kommunikatsioon ja sedagi tehakse kahetsusväärselt viletsalt. Süvalööke fetišeeriv julgeolekudokument näib ühelt poolt möödavaatavat tõsiasjast, et külma sõja järgselt on venelaste ründedoktriin oluliselt muutunud. Ja ka sellest, et eelduslik tulevane kontaktjoon on joonistatud Läänemere idakaldal kulgevale õhukesele rannaribale. Aga üks võtmeprobleem, nimelt kõrgtehnoloogiline sõltuvus Ameerika Ühendriikidest, oli aktuaalne aastakümnete eest ja on seda ka täna. Kaitseväe süvalöögivõime ühe põhikomponendina oleme näinud USA HIMARS raketiheitjaid. Paljuski sellele süsteemile toetub mitte ainult Eesti poolt kokku kirjutatud aktiivkaitse kontseptsioon, vaid ka NATO kaitseplaanide rakendatavus. 2022. aastal $500 million eest ostetud HIMARSi kompleksi saime kätte eelmisel aastal. Ja selle aasta alguses sõlmisime lepingu veel 3 soetamiseks. Perspektiiv oli selge ja strateegiadokumendid veatud. Kuni hetkeni, mil USA sõjaminister Pete Hegseth teatas telefoni teel, et vähemalt kuni Iraani konflikti lõpuni paneb USA Eestile mõeldud moonatarned pausile. Millal tarned taastuvad, seda ei tea ega ütle keegi. Ehk siis raketiheitjad on $100 miljonite eest kokku ostetud, aga nende kasutamiseks vajalikku moona ei anta. Kaitseminister Hanno Pevkur tõttas selle peale rahustama, et vastav teadmine oli meil juba varem olemas. Ja, muidugi. Kindlasti oli meil juba varem olemas suurepärane teadmine, et tarne järjekorranumber lennutatakse pärast lepingu sõlmimist otse prügikasti. Kõigepealt Iraan, siis sõjaline abi Suur-Iisraeli projektile, taastamist vajavad USA enese strateegilised reservid, võib-olla hakkab susisema Taiwan ja muidugi PURL-programm Ukrainale. Täname ülekande eest. Selline tragikoomiline absurd sunnib jätkuvalt küsima, et kuidas on olukord Eesti kaitsesektoris. Missugused põhimõttelised muutused on toimunud pärast mullust hävitavat Riigikontrolli auditit. Et asjade üldine seis on viisakalt väljendudes hapu, andis aimdust ilmselt kõige valitsusalandlikuma meediaplatvormi Delfi hiljutine juhtkiri. Seal täheldati murega, et oleme suurendanud kaitsekulutusi üle 5% SKT-st, see teeb ümmarguselt €130 inimese kohta kuus ja üle €500 neljaliikmelise pere kohta kuus. Niisugust koormat on isegi laenurahaga ränk kanda, aga mida konkreetselt oleme selle eest saanud ja saamas, küsis Delfi. Olen isegi oma kommentaarides korduvalt viidanud, et kasvav protsent SKT-st ei ole iseeneses riigikaitse kvalitatiivsele paranemisele viitav parameeter või argument. Praegu kanditakse meeletuid summasid sõjatööstuskompleksile, nii välismaisele kui kodumaisele.
ja selles vastupandamatus tõmbes liiguvad kaitsevaldkonna juhtivtegijad riburada pidi suuremate padade äärde. Ikka ettevõtetesse, milliste idundamises on ise viisil või teisel osaliseks oldud ja kus nüüd minnakse priskeid dividende välja võtma. Sest sellist pöörast aega, kus riiklikud riskikapitali fondivalitsejad kingivad alustavatele ettevõtetele 10 miljoneid stardiraha, pole enne olnud. Nüüd siis leiabki juba isegi Delfi, et Kaitseministeerium, aga võib-olla valitsus tervikuna, peaks koostama vahearuande, kus toodaks esile, mida konkreetselt 5% SKT-st meile ikkagi annab. Kuidas täpselt, mil viisil iga maksu- või laenurahast eraldatud 10 miljonit meid paremini kaitstuks teeb. Paraku tekitavad teated Kaitseministeeriumi järjekordsetest edulugudest juba ette iiveldust. Sest mis tahes rakursi alt ka ei vaataks, ikka jääb kummitama korruptsiooni oht, ressursi raiskamine ja eestkätt mitte riigi huvidest ning riigikaitse esmastest vajadustest lähtuv käitumine. Ehk siis raha kulutatakse meeletus mahus, aga paraku kaugeltki mitte viisil, mis ka reaalselt tõstaks riigikaitselist võimekust. Korporatiivmeedia pakkus meile teisegi ja tegelikult märksa kaalukamagi üllatuse. Nimelt ilmus aprillis Postimehe toonase peatoimetaja Priit Hõbemägi sulest arvamusartikkel, mis kannab kõnekat pealkirja Kiievi koefitsient käib juba närvidele. Tegemist oleks pidanud olema viimaste aastate ühe tähenduslikum artikliga Eesti meedia omatoodangus. Ometi kadus selle sõnum vaikselt seisvasse vette. Eesti juhtiva päevalehe käekirja ja sõnumiseadmise eest vastutav Hõbemägi rääkis otsesõnu liitlaste hirmutamisele suunatud Ukraina mõjutuskampaaniast, mis on ühtlasi seatud varjamatu väljapressimise teenistusse. Ja sellest, et tema poolt juhitav meediaväljaanne on meile vähemalt alates 2022. aastast valetanud. Hõbemägi sõnul on ta Ukraina strateegilist kommunikatsiooni tähelepanelikult jälgides näinud, kuidas joonistusid välja kesksed narratiivid. Kiirelt võeti omaks kommunikatsioonistrateegia valetada julmalt. See oli muidugi lühinägelik tegevus, mille ainsaks tulemuseks või pigem tagajärjeks oli Kiievi kommunikatsiooni usaldusväärsuse langus või isegi selle kadumine. Tänaseks on see asendunud liitlaste avalikkuse hirmutamisega. Seejuures nentis Hõbemägi, et endiselt tuleb Ukrainast lähtuvat informatsiooni jagada niinimetatud Kiievi koefitsiendiga, arvestades, et tubli 50% jutust lihtsalt ei vasta tegelikkusele. Et eeltoodu moonutab tegelikku pilti ja piirab ausaid mõtteavaldusi ka ajakirjanduses ja et neid punkte, mille osas Eestis ja Euroopa Liidus suu kõvasti kinni peetakse, on palju. Hõbemägi pihtimuslik tunnistus oleks pidanud mõjuma pommina, mitte ainult Eesti meedias, vaid üle kogu meie avaliku arvamuse välja täisspektri. Seda millegipärast ei juhtunud. Teadagi miks. Harjumuspäraselt peeti vabas riigis suu kõvasti kinni. Ja ühe välkkampaania raames Ukraina valesid läbivalgustanud ja psühholoogilisi operatsioone hukka mõistnud Postimees jätkab täna rahulolevalt oma konstantsel, hästi sisse tallatud rajal. Tiražeerides meile muinasjutte, lauspropagandat ja valesid. Aprilli lõpus Helsingis antud ühisel pressikonverentsil konstateerisid Eesti ja Soome presidendid Alar Karis ja Alexander Stubb, et paratamatult tuleb aeg, mil Venemaaga tuleb taas suhtlema hakata. Stubb märkis ära, et läbirääkija ja kokkuleppija rolli delegeerimine USA-le ei ole Euroopa vaatest kaugeltki parim lahendus. Nii ehk teisiti on ees aeg, mil me peaksime avama Venemaaga kommunikatsioonikanalid ning et seda tuleb teha kollektiivselt ja mandaadiga. Tema sõnul ei ole võimalik lõputult mööda vaadata tuumküsimusest. Ehk sellest, mis suunas lähevad Ameerika suhted Venemaaga versus kuhu liiguvad Euroopa suhted Venemaaga. Mäletame veel hästi, missugune hüsteeria puhkes selle peale meie meediamaastikul. Karist hukkamõistev sotsialistist ja homokirjanikust eurosaadik Sven Mikser pidas vajalikuks rõhutada, et Eesti president peaks esmajärjekorras mõistma sisepoliitika toimimist. Eerik-Niiles Kross hoiatas aga, et kui Karis peab silmas mingisugust idasuunalist dialoogi või suhtlust, siis tuleb olla murelik, sest see oleks vastuolus nii Eesti kui kogu vaba maailma selgelt väljendatud huvide ja põhimõtetega. Tegelikult selgus taas, et Eesti poliitiline eliit ja ajakirjandus olid Euroopa arengutest pehmelt väljendudes halvasti informeeritud. Taaskord läbiva mustrina, sest samateemalised ettevalmistavad konsultatsioonid Euroopa tegijate vahel juba toimusid. Toimumas on aga muudki. USA meedia andmetel on Balti riigid ja Poola huvitatud USA tuumavõimega lennukite baaside võõrustamisest. Ent kui näiteks Poolas ja Leedus arutletakse tuumavõime üle avameelselt, siis Eestis lähevad suud taas ootuspäraselt ja treenitult lukku.
Julgeolekupoliitika strateegiadokument seda ei käsitle, aga toimuvast ja asjaomaste seonduvatest kommentaaridest saab siiski aimu, et ehkki Eesti on allkirjastanud tuumarelvade leviku tõkestamise lepingu, ei takista see NATO tuumajagamisprogrammis osalemist. Järjekordne tippsalajane jokk-skeem, kuid seekord potentsiaalselt ohtlikum kui kõik ülejäänud hullused kogumis. Probleemi mõistmiseks ei pea kuigi terane olema. Just nagu Mehhikole või Kanadale oleks julgeoleku ohuks Hiina või Venemaa tuumarelvade võõrustamine, nii oleks ka Eestile ohuks USA tuumarelvade võõrustamine. Paraku on meie avalikus arutelus sellised ülimalt olulised baastõsiasjad süsteemselt maha vaikitud. Küll aga on kuulda ühiskondlikult tunnustatud julgeolekuekspertide bravuurikaid üleskutseid mõelda suurelt, osta hävitajaid ja koguni minna kosmosesse. Jah, ajuti võib ju tunduda, et kuhu mujale meil enam ongi pageda. Ja ometi on meil valikuvõimalus. Võib pageda kosmosesse, aga on ka võimalus, kui tahes teoreetiline see esmapilgul ka ei näi, naasta suveräänse riigi aluspõhimõtete juurde ja lähtuda oma poliitika, antud juhul välispoliitika kujundamisel ja rakendamisel sellest. Seada esikohale oma enese riiklikud huvid. Kindlasti võib hooaja kokkuvõtteks öelda ka seda, et Eesti inimeste mõtlemises on toimunud teatav, olgugi et esialgu veel väike nihe seonduvalt usuga NATO pakutava kollektiivkaitse tõsiselt võetavusse. President Trumpi ähvardused USA NATOst välja viia on aidanud senisest laiemal ringil mõista, et kõigi oma lootuste rajamine NATOle on lühinägelik. Üha enam tunnistatakse fakti, et palju räägitud NATO lepingu artikkel 5 ei kohusta tegelikult ühtki riiki sõtta astuma. Veelgi enam, ehk hakkab tasapisi kohale jõudma ka arusaamine, et NATO polegi kunagi olnud mõeldud kellelegi kaitset pakkuma, vaid pigem on algusest peale olnud selle mõtteks USA sõjatööstuse huvide ja Ühendriikide geopoliitiliste ambitsioonide teenimine. Kuigi meie julgeolekupoliitika vaatest peaksid need olema raputavad tõdemused, ei tihata sel teemal veel avalikult rääkida. Koridorides aga küll. Kui võtta president Alar Karise üht kevadist avaldust sõnasõnaliselt, siis ei ole välisministeeriumil jõudu ega oskusi välispoliitikas kaugemale vaadata. Ilmselt on Karisel õigus. Samas jäi ka presidendil märkimata üks võtmekomponent, mis on tegelikult esmatähtis. Nimelt, puudu on mitte ainult jõust ja oskustest, vaid ennekõike tahtest. Ja see tuleb saavutada eneses üles leida. Sest selle nähtamatu niidi otsas ripub ei rohkem ega vähem kui meie saatus. Kui ei ole tahet mõelda ja käituda iseseisva riigina, siis polegi oluline, kas selleks on jõudu ja oskusi. Hooaja kokkuvõtet jätkan välisriiklike teemadega järgmises saates. Tänaseks aga tänan teid vaatamast, kuulamast ja kaasa mõtlemast. Kui peate vajalikuks minu välis- ja julgeolekupoliitika kommentaaride projektile omalt poolt kaasa aidata, siis selleks tarviliku info leiate, nagu ikka, minu kodulehelt aadressiga varrovooglaid.ee. Kuulmiseni!